Kell on 7:36 minutit, Igor ja Oleg on siin ja praegu, nüüd ja kohe meil on loomaaia-uudiste aeg, aga nagu viimasel ajal tavaks on, loomaaeda on tabanud siis tohutu laimu- ja kiusamiskampaania ning see puudutab ka siis loomaaia-uudiseid, nimelt kes laima või kiusab? No mingi Inglise ühendus käis ju siin meil loomaaedu inspekteerimas ja ütles, et Tallinna loomaaed on allpool igasugust arvestust. Mina lugesin, vist tuleb meelde, aga lugesin ka seda ja lugesin ka seda, et Eesti riik ja Tallinna linn ei toeta üldse loomaaeda, nii et inimesed, toetage loomaaeda. Loomad on nunnud, minge loomaaeda, oma vaba hetked veetke loomaaiast ja saate seal. Näiteks ärimehed, kellel on täna mingid tähtsad kohtumised, lõpetage ära kohvikupidajate toitmine. Minge illu kohvikusse. Ei pea isegi illu kohvikusse, minge šimpansi puuri juures saage kokku, seal või elevandi puuri juures. Šimpansi puuri juures on natuke see jama, et seal on hästi niiske, et sinna tuleb minna lühikeste riietega, muidu hakkab vesi jooksma. On hea soe istuda seal või ühesõnaga, jalutage puuride vahel ja rääkige oma business jutud seal lahti. Jah, miilude juures. Palun väga. 8 on uut kapibaarade juures, whatever. Eks ju. Muide, Põllumajandusministeeriumil pole rahvusvahelise kriitikale langenud Tallinna loomaaaiale etteheiteid. Rahvusvahelised miinimumnõuded on täidetud, Veterinaar- ja Toiduamet on loomaaeda kontrollimas käinud, rikkumisi seal tuvastatud ei ole, kehtestatud miinimumnõuded on loomaaias täidetud. Selline on muidu meil ametlik seisukoht siis. Mati K ütles, et muidugi need betoonist puurid on hästi koledad, need ta lükkaks maha. No see on väga õige loomulikult, aga üks tark Eesti mees, üks tark vanakooli Eesti mees ei lükka vana betoonpuuri ennem maha, kui tal uut ei ole asemele panna. No siis uut asemele panna, kuna vana on ees. No vanas on ju veel ka loomad sees. Täpselt et nii. Kus ega siis ei saa karudega koos seda maja hunnikusse lükata. Nii et käed eemale Mati Kaalust, ütleks praegu niimoodi. Ja. Aga loomaaias on tulemas lastekaitsepäev, 1. juuni lastekaitsepäev muidugi on igal pool tulemas ja on toredad üritused plaanis ka. Nimelt esineb rahvatantsuansambel Sõprus ja Plaadi onu Reemuse lastelaulude esitlus toimub ka seal loomaaias. Onu Reemuse lastelaulud? Jaa. Ja mis sa arvad, kes viib läbi lavategevust siis? Kes on MC? Venno Loosar. Ei ole liiga madalalt lendad. Arlet Palmiste? Ei ole ka Arlet Palmiste, kuigi on natuke parem pakkumine juba. Juuksevärv on enam-vähem. Arlet Palmiste polegi mingid juuksed või on? No siuke pärg on ikkagi ümber pea. Siis pakuks välja, et Henrik Noorman. No mitte päris, üks võimalus on seal veel pakkuda. Milling? Peep Taimla, ilmamees ja ilma- ja pulmamees, nii et suure tõenäosusega saab siis lastekaitsepäeval ka abielluda. Lapsed saavad abielluda ja ilma ennustada. Ja saab joonistada ja asju teha ja... No miks Peep Taimla, mis valik see selline on? Lihtsalt huvi pärast? No muidugi. Ja siis on veel näiteks Tallinna Keskraamatukogu looduse lugemissaal avatud loomaaias, telgis, Karumaja nurgal, saab seal vaadata teatrietendust, teha ise nukuteatrit, viktoriin ja väga palju põnevaid asju on veel siis. Praegu see Peep Taimla võttis mul täitsa jalad alt sürr, liiga kubrik, ma ütlen. Liiga kubrik. No nii see on, jah. Nii et Peep Taimla 1. juunil Tallinna loomaaias. Seda võiks vaatama minna. Lähme kindlasti. Pane veits kõvemaks mul see. Võt nii.